Tere, jah. Minu nimi on Veljo Runnel. Olen, nagu öeldi, Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli loodusmuuseumist. Ja võib-olla esimese asjana, enne kui ma lähen oma teema juurde, ma natukene mõne lausega heietan selle slogani ümber, et hoia, mida armastad. Et tegelikult muuseumid käituvad nagu teistpidi, et armasta, mida hoiad. Muuseumites on ju eksponaate, mis on muidugi suure armastusega kogutud ka, aga pandud tallele, pandud hoiule ja siis kuraatorid, kes nende eest hoolitsevad, armastavad neid, inimesed, kes külastavad muuseumi, armastavad neid objekte. Aga täna ma läheksin pigem siis selle sloganiga nüüd tagasi loodusesse, ütleme niimoodi, et kui muuseum võtab objekte hoiule, siis meie muuseum koostöös Eesti Loodusuurijate Seltsiga ja tegelikult partnereid on veel palju rohkemgi, on juba 3. aastat korraldanud taolist sündmust nagu üle-eestiline loodusvaatluste maraton. Ja sel puhul need objektid, mida inimesed siis vaatlevad, ei ole mitte muuseumis, aga muuseumist väljaspool looduses. Ja tegelikult põhimõte, mille järgi see maraton toimub või toimib, on üsna lihtne. Me anname ette teatud ajaühiku, milleks on siis 24 tundi ja looduse huvilised üle Eesti saavad siis üles anda mõne piirkonna, kus neil meeldib vaatlemas käia ja selle 24 tunni jooksul proovivad nad seal nii palju vaatlusi teha kui võimalik ja rohkem küll leida nii palju eluslooduse esindajaid, nii palju liike kui võimalik. Ja alustasime 2018, numbrid olid sellised, et meil osalejaid oli 68, vaatlusalasid oli 16 ja peaaegu 1000 liiki, või õigem oleks öelda küll takson, peaaegu 1000 taksonit vaadeldi. Harimise mõttes ma täpsustan, et miks on siin kirjas takson, mitte liik. Et mõnikord jäävad vaatlusel liigid määramata. Näiteks perekond lehelind, nähakse, et lind on puu otsas, justkui on lehelind ka, aga liiki ei suudeta määrata, siis jääb perekond lehelind, aga sellegi poolest on vaatlus tehtud ja ta läheb siis taksonina, nii et see võib olla ka kõrgem liigi, või tähendab kõrgem taksoni nimetus. Läks aasta edasi, meil läks päris hästi. Me saime ka riiklikult tunnustuse teaduse populariseerimise eest, siis uus algatus teaduse ja tehnoloogia vallas. Ja järgmisel aastal oli meil siis ind veel suurem ja tundus, et inimestele ka meeldis see algatus. Osalejaid oli juba peaaegu 2 korda rohkem, vaatlusalasid oli 2 korda rohkem ja liike oli ka juba tunduvalt rohkem, taksoneid siis peaaegu 1400. Ja sellel aastal oli meie jaoks nagu ilmselt paljudele, kes suvel midagi korraldasid, oli suurte väljakutsetega ja me pidime tegema teatud kompromisse. Kuna üldiselt on loodusvaatluste maratonil alati siis vaatluse alal ka valmidus või teatud valmidus pakkuda ka loodusharidust, et kas toimuvad siis giidiga retked või koha peal grupis õpitakse midagi, on väljas määrajad, võib-olla on väljas õppekollektsioon, siis tavaliselt inimesed, vaatlejad saavad seal koha peal siis õppida ja vaadata, aga me tegime siis see aasta kontaktivaba loodusvaatluste maratoni. Väike kõhe tunne küll oli, et mis sellest välja tuleb, sest et üks võimalik motivaator see, et koha peal inimesed saavad siis ekspertidega kohtuda ja siis töötubades osaleda, et see motivaator oli ära langenud, aga meie üllatuseks oli huvi tegelikult sama suur ja kui siis eelmisel aastal ja vaatlusi kokkuvõttes tehti veel rohkem, mis võib-olla annab mõtteainet, et see maratoni formaat toimib ka niimoodi üksikisikuna loodusvaatlusi tehes. Mis meid muidugi väga ka rõõmustas oli, et eriti sel aastal
jõudis see maraton ka meediasse väga, väga laialt ja see, kuidas meedia tõlgendas või esitles meid, see mõnes mõttes ka on huvitav, et kui ma pealkirjas, selle ettekande pealkirjas esitasin küsimuse, et millega on tegemist, kas on sport, meelelahutus, haridus või teadus, siis on näha, et meediale meeldib ikkagi seda maratoni osa, justkui seda võistluslikku aspekti rõhutada. Looduse sõbrad kogunevad maratonile, loodusesõpradel läheb maratoniks, loodusesõbrad stardivad vaatlusmaratonil, et kohe on selline tunne, et nüüd peab hakkama panema ja et naabrist parem olema. Mis on muidugi mõnes mõttes selline silmi avav. Aga enne kui ma lähen järgmise ideeni selle loodusvaatluste maratoni, ütleme juurteni, siis ma natukene võtaks sealt maratonist välja selle loodusvaatleja mõiste ja mõtiskleks, kes see loodusvaatleja siis on. Ja ma leidsin ühe päris hea analoogi, mida Eesti mõttes võib-olla ka kasutada. USA-s 2011 aasta allikana siis tehti küsitlus, millega ka linnuvaatlejaid uuriti. Seal oli, sihtrühm oli tegelikult laiem, olid ka kalamehed või kalapüüdjad, jahindusega tegelevad inimesed, aga just see meelelahutuslik või recreation aspekt oli seal oluline, mida uuriti. Ja mis siis selgus, minu jaoks oli väga üllatav, et siin on nüüd protsent on vale, aga 15% elanikkonnast, USA elanikkonnast võib lugeda linnuvaatlejateks. Oli täpselt defineeritud, kes on linnuvaatleja, see on isik, kes siis peab vähemalt 1 miili pikkuse retke oma kodust eemale võtma ette, et linde vaadelda, et neid määrata või siis kodu ümbruses, kas aias või isegi aknast välja vaadates neid selle eesmärgiga vaadelda, et just ära tunda, liiki määrata. Et päris muljetavaldav number ja keskmine vaatleja 53-aastane, keskmisest jõukam, kõrgema haridusega. Meeste ja naiste osakaal enam-vähem pooleks. Mis oli huvitav selles ülevaates? Majanduslik panus. Need numbrid, mis on tegelikult looduse vaatlejate taga, mis nad majandusse panustavad, on päris suured. Reisimisega seotud kulud peaaegu $15 miljardit, vaatlustehnika soetamine $26 miljardit ja 666 000 töökohta, mis on siis selle majandustegevusega seotud. Muidugi tänase sündmuse paneeldiskussiooni kuulates või seda meenutades kohe tekib see küsimus, et kuivõrd keskkonnasõbralik see siis on, et kui tohutult palju sõidetakse ringi, kulutatakse tehnika peale raha, mis tähendab ju ka keskkonnaressursi kasutamist. Et see on võib-olla mõte, mida ka meie korraldajatena peame enda jaoks meelde jätma või läbi mõtlema. Et ühest küljest loob see võimalusi majandusele, aga teisest küljest jälgida, et milline on see jalajälg, mis selline üritus võib keskkonnale panna. Võtaks kiiresti läbi need 4 aspekti, mis on ka pealkirjad. Teaduse komponent. Kindlasti võiks loota loodusvaatluste maratonist usaldusväärseid andmeid, sest seal taga on eksperdid, kes vaatlusi kontrollivad. Need andmed kõik on kättesaadavad teadlastele pärast kasutamiseks ja ka on tehtud enam-vähem sarnase metoodikaga. Siis hariduse aspekt, loomulikult selle käigus, kas õpitakse tundma uusi liike, uusi elurikkuse rühmasid või siis ka õpitakse õpetama. Et kas või need samad eksperdid, kes käivad seal kaasas, tegelikult see protsess on ju ka neile õpetamise protsess ja ka nemad õpivad. Et selles mõttes ta on hariduspraktika nii võib-olla pedagoogidele, õpetajatele kui ka teadlastele, kes on sinna kaasatud. See meelelahutuse aspekt, ma arvan, see on, mis inimesi on nende aastatega meile kaasa toonud, et inimestele meeldib looduses viibida ja see maraton on ka kui hobi
looduses viibimise mõttes ja looduse nautimise mõttes ja muidugi seltskond, sotsialiseerumine. Enamus neid kohti, mis on vaatlusaladena üles antud, seal ei ole mitte üks inimene taga, vaid seal on väike seltskond või suurem seltskond ja organiseerijana neid vaatlusalasid vaadates, neid pilte vaadates, mis on meile saadetud, väga sageli jääb selline mulje, et seal ongi väga fun olla. Tulevad sageli kokku inimesed, kes ka igapäevaelus tegelevad loodusandmetega, looduses käimisega, välitöödega, aga seal nad saavad võtta seda vabalt, väikene võistlusmoment, väike seltskondlik moment, nad naudivad seda, mida nad teevad seal ja samas on nad selle ala asjatundjad. Nii. Ei õnnestu seda edasi saada, kuhu ma peaks suunama. Siis see spordimoment, et kindlasti see on üks aspekt jälle, mis inimesi meelitab. Meil tekivad nimekirjad, kes on kõige rohkem liike vaadelnud, kes on kõige rohkem vaatlusi teinud, millised vaatlusalad on kõige populaarsemad, kus on kõige rohkem vaatlusi tehtud. Seda rida tegelikult annab jätkata, et mida seal saaks nagu sportlikus mõttes võrrelda, et kes on kõige noorem vaatleja, kõige vanem, kõige kiirem või jah, sealt annab neid edasi mõelda. Võin öelda, et circa 280 liiki, mõni liik rohkem või vähem on olnud läbi aastate selleks rekordiks, mida siis üksikvaatlejad on endale kirja saanud, mis on päris palju ikkagi 24 tunniga. Ja nüüd ma lähen siis selle loodusvaatluste maratoni juurteni. Tegelikult selle formaadi nimi, kindel ajaühik, kindel koht, selle nimi on BioBlitz ja esimeseks aasta arvuks, millal seda läbi viidi 1996 USA-s ja selle esmane eesmärk oli teha selle piirkonna, siis see oli ka loodusväärtustega piirkond, rahvuspargi üks piirkondi USA-s, et selle ala elustikku siis inventeerida ja kutsuti appi ka vabatahtlikke asjaarmastajaid. Ja sellise ideena, et meil on selline formaat, kus väga kiiresti 24 tunni jooksul suudetakse väga palju liike leida, et teatud piirkondadest. Sellise formaadina on teda kasutatud tegelikult ka teaduses. Nii et meie räägime siin sellisest rahvaüritusest, harrastusteaduse üritusest, aga see on täiesti teaduslik metoodika seal taga ja tänu just sellele vabatahtlikule printsiibile ja sellele, et sageli teevad erinevad asutused koostööd, ongi keskkonnaagentuurid, ministeeriumid, muuseumid, instituudid, et sellest sünnib tegelikult selline mõnus impulss ja ka inimeste tahtmine teha just sellist intensiivset liikide tuvastamise tööd. Ja enamasti on ka see looduskaitseline vajadus seal taga, mis on see lõppeesmärk. Aga need BioBlitzid, mida me siin Euroopas viimastel aastatel näeme ja ka Eestis, seal on just loodusharidus ja ka teaduse populariseerimine on esimesel kohal, mis ei ole mitte halb. Pigem on see just hea, et läbi sellise sündmuse inimesed jõuavadki ka koostööni teadlastega. Ja Eestis esimest korda kasutasime 2016 seda formaati, vähemasti sellise nimetusena BioBlitz ja Tartu mini-BioBlitz. Me andsime ette konkreetse piirkonna ja meil olid õnneks abiks ühel rahvusvahelisel seminaril viibivad rahvusvahelised teadlased, kelle abil me saime 273 liiki ja see ajaühik ei olnud üldse mitte 24 tundi, see oli vist umbes 3 või 4 tundi. Nii et see on enam-vähem kõik, mis ma praegu oskasin öelda. See temaatika muidugi on lai ja arenguvõimalused loodusvaatluste maratonil on ka kindlasti väga suured. Praegu me ka testime erinevaid võimalusi
erinevaid perspektiive kompame ja kombime ja ootame muidugi ka koostööd. Nii et ükskõik millist asutust te esindate või keda te tunnete ennast esindavat ja olete huvitatud, siis võib Tartu Ülikooli Loodusmuuseumiga ühendust võtta. Suur tänu Veljo Runnelile veel kord. Aplaus kõlab praegu kodudes, nagu sa võid mõista, või töökohtadel. Suurepärane on hea võimalus asuda küsimuste vooru juurde. Ja esimene küsimus on, kas loodusvaatluste maratoni tulemuste kohta on kirjutatud või kunagi plaanis kirjutada ka teadusartikkel näiteks? Sellega on niimoodi, et kuna need vaatlused tegelikult juba praegu, ma usun, enamus nendest on läinud rahvusvahelistesse andmebaasidesse, kus on võimalik tegelikult minna ka nende teadusartiklite juurde, kus neid andmeid on tsiteeritud, siis ma ei ole nüüd praegu vaadanud, aga ma usun, et neid andmeid on juba teadusartiklites kasutatud, sest seal, ütleme, teadlane võtab andmebaasist teda huvitava piirkonna, kuhu jääb ka näiteks Eesti sisse ja ta kogub kokku kõik linnuvaatlused, mis on tehtud selles piirkonnas ja kaasa arvatud ka loodusvaatluste maratoni vaatlused. Nii et kui keegi on huvitatud, võib külastada sellist veebilehte nagu gbif.org ehk siis Global Biodiversity Information Facility ja uurida, äkki ta leiab enda nime sealt üles. See võimalus on täiesti olemas. gbif.org. Selge. Nii et teie panus teadusesse ei jää tähelepanuta. Teie nimi võib seal olla ja lausa te olete tegelikult võib-olla endale teadmatagi panuse andnud. Kas 2021. aastal ka suvel tuleb maraton, loodusvaatluse maraton Eestis? Tuleb, kindlasti tuleb ja me muudame natuke kasutajasõbralikumaks ka sinna registreerimist, alade registreerimist ja väikest plaani peame, ma ei tea, millal see õnnestub, kas 2021 õnnestub, aga me tahaks teha rahvusvahelisemaks seda. Üks variant on minna meie naaberriikidesse, kutsuda näiteks Läti, Leedu loodushuvilisi ka kampa ja miks mitte võib-olla terve Läänemeri, et Läänemere loodusvaatluste maraton, et Soome, Rootsi, kõik, kes... Regioon saaks ilusti kaetud. Jah, nii et arenguvõimalusi on. Väga toredad mõtted. Ma näen, et teile soovitakse kommentaari korras ka edu ja jõudu, kiidetakse, tubli meeskond. Liigume selle juurde, et siin veel, ma usun, et see lühend LVA vist seisab loodusvaatluste andmebaasi taga, eks ole. Et millal kaasaegse veebi ja rakenduse saab, kindlasti kaasaks sellega kõvasti rohkem huvilisi loodust vaatlema. Selline tähelepanek, kas me oskame midagi sinna öelda? Hetkel on niimoodi, et me kasutame siis Tartu Ülikooli andmebaasi seal taga ja näiteks selline andmekogumisäpp nagu Legulus on kasutuses. Aga me oleme praegu üsna intensiivselt seda ideed arendamas, et ka LVA äpiga saaks, kõik äpid, mis on Eestis olemas loodusvaatluste tegemiseks, võiks teoorias saada siis selleks töövahendiks, millega loodusvaatluste maratonil osaleda. Siia lõpetuseks üks küsimus, mis mind isiklikult ka väga huvitab. Kas maratoni käigus on tuvastatud ka võõrliike või kohatud võõrliike, mida juba tead? Ma jään praegu vastuse võlgu, aga ma usun, et on. Seda peab vaatama. Aga kommentaariks, et ka sellist liiki nagu inimene on vaadeldud meie maratonil, mis tegelikult on olnud täitsa mõnedel inimestel pannud kulmud kerkima, et kas inimene on siis ka looduse osa. aga on. Oleme ja võib vaadelda ja võib ka kirja panna pulli pärast. Jääb siis vist kokkuvõtteks öelda, et muidugi suur tänu ja aktiivset osalemist kõikidel inimestel. See on väärt informatsioon, mida me saame koguda. Loodetavasti muidugi võimalikult väikese isikliku jalajäljega. Aitäh veel kord, Veljo. Aitäh.